Rootsi annab Ukrainale üle uued Gripeni hävituslennukid. Viimasel Volodymyr Zelenski visiidil teatas Rootsi peaminister Chris Herson, et Ukrainale antakse üle 16 JAS-39 Gripeni hävituslennukit alates 2027. aasta algusest. Neile lisandub alates 2030. aastast veel 20 lennukit, mis aga ostetakse Euroopa Liidu väljatöötatud laenumehhanismi abil. Olgu selgelt öeldud, et me ei räägi imerelvast, mis konflikti lahendab, vaid väga kasulikust vahendist ukrainlaste jaoks. Konventsionaatse õhuvõimekuse osas on Ukraina tugevalt Venemaa vastu ebasoodsas olukorras. Kuigi sõda algas 2022 aastal, jõudsid esimesed F-16 hävitajad Ukrainasse alles 2024 aasta augustis. Ja Prantsuse Mirage'id alles 2025 aasta alguses pärast teatavat vastumeelsust lääneriikide poolt nii arenenud sõjaväevarustuse loogutamisel. Lisaks sellele, et lääneriigid on oma ressursside jagamisel olnud kitsid, oli põhjuseks ka kartus, et liiga arenenud relvasüsteemide andmine ukrainlastele võiks põhjustada soovimatuid tagajärgi. See ärritaks Kremlit ja tõstaks konflikti eskalatsiooni taset. Teatud süsteemid, nagu hävituslennukid, võimaldavad ukrainlastel kergemini rünnata Venemaa territooriumil, kuid viimastel aastatel on Kiiev näidanud, et suudab selliseid rünnakuid iseseisvalt korraldada ka droonide abil. Ukraina jaoks tähendab hävitajate nagu Gripenite omamine ka võimalust end kaitsta Vene pommitamiste eest, eriti nende eest, mis viiakse läbi liugpommidega. Meteor-tüüpi raketid, millel on pikk tabamisulatus ja mida saab Gripenitele paigaldada, võimaldaksid paremini kaitsta liugpommide eest, mida venelased praegu kasutavad, kuna raketid suudaksid rünnata Vene lennukeid suurtest kaugustest. Ukraina praegusesse strateegiasse kuulub ka hävitajate kasutamine Vene radarite segajatena. See koos Ukraina rünnakutega side- ja andmekogumiskeskustele võimaldab Kiievil Venemaa õhutõrjesüsteeme nõrgestada ning seeläbi planeerida uusi, sügavale ulatuvaid rünnakuid. Ja lõpetuseks teame, et Ukraina arendab omaenda liugpommi, mida saab lasta nende käsutuses olevatelt hävitajatelt. Selle relva eelis on see, et seda saab heita vaenlase õhutõrje tegevusraadiusest väljaspool ning väga madalate kuludega, muutes selle majanduslikult tõhusaks. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.